Tere, kallid sõbrad! Tervitan teid praeguse hetke puhul ja ei ole juhus, et minu tulek sinu teadvusesse sünnib just sellel hetkel, kui siit päris kaugel, siit minu elutoast Hispaanias toimub Londonis üks protsess, mille ümber siis lüüakse lokku nii palju, kui see kõige võimsam relv ja vahend meedia võimaldab. Toimub Inglise kuninga Charles Loppukorva esimese kroonimissündmus kuskil kohas, mingisuguses vanas palees, mida kõike tähtsustatakse, mille kõige ümber luuakse kuvand ja üritatakse ka sellest sündmusest teha nagu maailmasündmus, sest eks ta tegelikult maailmasündmus äraspidiselt on. Ootamatult murdis eetrisse sisse isegi teleülekanne, sest siin taamal on suur televiisor, mis annab seda otsepilti üle. Kuid minu mõtted seonduvad hoopis suurema sündmusega ja olulisema sündmusega, mis on 3 päeva pärast saabuv tähtpäev, 78 aastat teise maailmasõja lõpust, mis on tuntud võidupüha nime all. Võidupüha, Dien Победы. Nii teda ju tuntakse. Et laseks oma mõttelõngal liikuda mööda neid trajektoore, mida endast kujutab võidupüha. Kes siis lõppude lõpuks võitis, kelle võitis? Ja miks 78 aastat hiljem on ta ikkagi niivõrd värske ja niivõrd tähtsustatud? Ma veel kordan, miks on ta niivõrd sensitiivse tähtsusega, et see on selle teise maailmasõja kaotajate leeris niivõrd tähtis, et see on keelustatud väga paljudes regioonides, alates loomulikult väikesest Eestist, Baltikumist tervikuna ja siis riburadapidi ka muudesse riikidesse, kus muidugi seda on raskem keelustada, sellepärast et need riigid on niivõrd suured ja selleks puudub ressurss, aga seal on veel midagi, miks ei saa neid selliste repressiivsete vahenditega keelustada, nii nagu see on välja kuulutatud Eesti. Mu keel kõverdub ütlemast vabariigis. See ei ole ju vabariik. Mina nimetan teda rahvalikus võtmes rabariigiks. Jah, paraku on üle minu väikse isamaa laotunud Eesti rabariik. Nagu sa tead väga hästi, alates 5. kuni 9. maini on keelustatud seadusega kaetuna väga suurte trahvide ja loomulikult arreteerimise ohuna reglementeeritud keeld kõikvõimalikele avalikele koosolekutele, sõnavõttudele ja kõigele nendele, mis on tegelikult kõik need 78 aastat tahapoole alati toimunud erineva intensiivsusega. Loomulikult, nii nagu ta oli nõukogude ajal, seda ei kordunud enam pärast 91. aastat, aga 91. aastast kuni tänapäevani välja, kaasa arvatud veel möödunud aastani, oli ta siiski ära märgitud. Teadagi, kelle poolt, seltskonna poolt, kes on eelkõige venekeelsed inimesed, olgugi on alati tekkinud küsimus, kus on need mehed ja naised ja nende lähedased,
ja nende järeltulijad, selle 70 000, üle 70 000 mehe, kes võitlesid Nõukogude armee poolel, vastavalt siis kas Eesti laskurkorpuses või ükskõik millises Nõukogude väekoondises, üle 70 000 mehe, nende keskel ka hulka naisi. Siinkohal hea meelde tuletada kindlasti minu kuulajale, kes sa praegu seda kuulad, seda mu mõttelõnga, hea põhjus tervistada teispoolsuses Reet Linna ema, väga armast vanaprouat, kes oli koos oma mehega Punaarmee võitlejad, Reet Linna isa Arvet Haug ja Reet Linna ema. Said irooniast väga hästi aru. See oli lihtsalt üks näide. Neid inimesi oli päris palju ja päris palju. Huvitav, kas nemad häbenevad oma esivanemate või nüüdseks pole neid ju enam kedagi elus, kõik nad on läinud teispoolsusesse. Kas nemad olid siis häbiväärsemas olukorras? Elu on paradoksaalne, ta on täis tihedaid paradokse ja lähim puutepunkt on muidugi see filosoofiline mõte, et võitjad kirjutavad ajaloo. Aga kes siis olid ikkagi võitjad? Praegu toimuvad Londonis viimase Inglise kuninga kroonimised, need jäävad viimaseks. Pane hästi tähele ja jäta meelde, mis ma ütlesin. Need on viimased kroonimised, viimase Inglise monarhi kroonimine, see jääb viimaseks. Ajaloo annaalide põhiselt olid inglased koos ameeriklastega samamoodi teise maailmasõja võitjad. Seda tõsiasja ei saa ju keegi muuta. Viimastel aastatel on üritatud seda mentaalsust muuta ja kallutada võitu liitlasriikide ehk siis Ameerika Ühendriikide ja Inglismaa kasuks, nagu nemad oleksid võitnud teise maailmasõja. Seda on üritatud erinevate kavalate mentaalsete trikkidega läbi massimeedia kallutada ehk muuta seda aktsenti. Kuivõrd palju see on õnnestunud, ei tea, ei saa seda kommenteerida, kuna tegemist on massimeediaga. Sellel aastal on jõutud siis sellel tasemel, kus täiesti ignoreeritakse. Nagu nemad ei olekski, absoluutselt, nagu seda poleks üldse olnudki. Sedavõrd võimsamad on loomulikult sündmused ja selle elus hoidmine ja selle uuendamine ja selle värskendamine sõja tegelike võitjate poolt ehk Nõukogude Liidu ehk tänapäevase Vene Föderatsiooni poolt. Tõesti, kui meediat jälgida, siis saab see sellel aastal olema erakordselt võimendatud ja väga suurejooneline. Spinnina ehk ülekantuna siis selle sünergia vood ulatavad muidugi ka Euroopasse, sinna ja tänna. Aga tsenter on loomulikult Venemaal, kes olid ju võitjad. See on ju niivõrd lihtne ja elementaarne. Kui keegi on midagi võitnud, siis ta juubeldab selle üle. Ta on saanud võidu. Ta on rõõmus selle üle. Need, kes olid kaotajad, nad proovivad seda sündmust mitte meenutada, marginaliseerida. Ja nüüd lähemale siis, mida meie eestlased peaksime tegema? Milline peaks olema siis meie hoiak? Sellist asja nagu meie ei ole olemas. See on illusioon. Igal inimesel on oma käsitelu ja oma tõlgitsus ükskõik millisest ajaloo sündmusest ja see on täiesti personaalne. Igaühel. Aga igaühe tõlgitsus ja käsitelu sellest, mis on siis tõde, lähtub sellest vaimsest
sünergiast, mis on ta ümber. Selle määrab ära infovool, mis on tema teadvust mõjustamas, mis on mõjustanud pikkade aastate jooksul. Siia lisanduvad väga paljud faktorid. Varane lapsepõlv, vanemate hoiakud, sugulaste, sõprade, hilisemate koolikaaslaste, töökaaslaste, ülikoolikaaslaste. Ehk lisandub ääretult palju infot, mis hakkab muljuma ja kujundama iga inimese personaalset arvamust mingisuguste asjade suhtes, mille keskel me kõik kulgeme, mis ongi elu, on ajalugu ja mis ulatab tänasesse päeva, sellepärast et ka tänased sündmused on mingi aja möödudes ajalugu. Viimase paari aasta sündmused on kaheldamatult ajalugu. Me läbime ajaloo ekskurssi oleviku võtmes ja sellest saab üürikese aja möödudes ajalugu. Täpselt need samad sündmused, millele pööratakse niivõrd palju tähelepanu, no pean silmas mõtlevaid inimesi, sest palju õnne, sõber, kes sa mind veel siit saadik kuulad. Mitte mõtlevad inimesed mind nagu nii ei kuule, kui kuulavad siis paar minutit ja panevad ülekande kinni. Jumal tänatud. Et kuidas kirjutatakse ajalugu? Kas tõesti peab paika see, et ajaloo kirjutavad võitjad? Või on olemas siiski mingi nii-öelda jumalik moderaator ehk Jumal kui moderaator, kes lõpptulemusena kujundab selle õige mentaliteedi? Ma ei tea seda täpselt. Mulle piisab sellest, et ma mingil hetkel elus juba aastakümneid tagasi jõudsin tõdemuseni, et kõige täpsema formuleeringu tõest on andnud Jeesus Kristus, kes selle ühe lihtsa väitega või aktsioomiga, kuidas keegi soovib, selle kehtestas. Mina olen tee, tõde ja elu. Ja see on mind niivõrd palju toetanud, et kui see jõudis kohale, oli see katarsise hetk, mida on raske määratleda, sealt saadik läks lihtsamaks. Ma ei pea kaksipidi enam mõtlema, sellepärast, et kui ma võtsin vastu Kristuse, siis tema kohalolek mu teadvuses, no ja muidugi hinges, südames ja vaimkehas annab mul täiesti rahulikult ilma kahtlusteta esitada väiteid, mis on tõde. Ja ma ei pea selleks mitte põlevate silmadega ja erinevate psühholoogiliste manipulatsioonidega kellelegi selgeks tegema, et see on tõde. Ma lihtsalt jagan seda nii, nagu mina mõistan elu ja ajalugu tervikuna. Aga nüüd tagasi sellesse teemasse, et võit. Saabunud võit teises maailmasõjas. Praegused online sündmused Londonis, kus kas kroonitakse kedagi, keda suur hulk inimesi usub, et see ongi nüüd kuningas. Repliigi korras nüüd mingi kübar pandi pähe ühele naisterahvale, kes tõenäoliselt on selle, keda nüüd nimetatakse kuningaks, selle naine, kelle ta kuskilt kohast leidis pärast seda, kui tema eelmine abikaasa sai liiklusõnnetus surma. Mäletate seda lugu? Nüüd on mingisugune kena vanaproua, kohendab praegu oma kübarat ja niimoodi luuakse ajalugu. See peaks olema nüüd inglise kuninganna kirjade järgi tegelikult.
naisterahvas, kes kuskilt kohast tuli, kokkuleppeliselt on temast saanud siis nüüd kuninganna. Nüüd ta kõnnib, seal on mingid imelikud homikumantlites mehed, kollastes homikumantlites ja nad teevad seal mingisugust trianglit. Aga eks sa neid pilte näed ju isegi. Kas see on ajalugu? Jah, see on tõesti ka osa ajaloost. Kas see on tõde? Ei, see ei ole tõde. Repliigi korras ma nii palju ütlen siiski vahele, et mitte, sest me ei ole ju nii suured sõbrad, et sa minust kõike tead. Mul on piisavalt palju monarhistlikke vaateid ja oma kalli kaasaga me jagame neid ja tõesti alles hiljuti lahkunud Inglise kuninganna Elizabeth II. Ta oli niisugune armas vanaema tüüpi, selline niisugune tore ja armas tädi. Ja kuna ta lahkus kõrges eas ja ta jumala tahtel oli hästi pikalt kuninganna, siis tahes-tahtmata psühholoogiliselt ta mõjustas nii mind kui väga paljusid inimesi, et ta oli nagu üks arhetüüp ühest niisugusest kujundist nagu kuninganna. Kuna lastena me ju kõik tuleme muinasjuttude maailmast, kus on ikka kuningad ja kuningannad. Ja sellepärast ma teie teadvuse juures nimetasin, et see tsirkus, mis seal Londonis praegu toimub, see jääb viimaseks, sest maailma sündmused võtavad hoopis teise kuju. Siseneme uude paradigmasse, mis toob enesega kaasa väga suured geopoliitilised muutused. Sa oled neid enemgi kuulnud minu vahendusel. Nüüd sa saad võib-olla aimamisi aru, miks ma nii enesekindel olen. Mul on neid ilmutatud. Ja need on tõsiasjad, mis oleks nagu praegune reaalsus. Need asjad, mida veel täna ei ole. Sellised poliitilised, selle tordi jagamised, mis saavad aset leidma lähitulevikus. Kas praegu on käimas 3. maailmasõda? Vastus on jah. Praegu on käimas 3. maailmasõda. Selles regioonis, kus see peale hakkas, kus olid selle produtsentideks, reaalseteks produtsentideks jõud, keda me täna ei näe, aga de facto leidis sõjaline tegevus aset selles sektoris Ida-Ukrainas, kus sõjalisse tegevusse olid kaasatud Vene Föderatsiooni väed versus Ukraina riigi väekoondised. Ehk sellest tulenevalt sai see konflikt möödunud aasta 24. veebruaril alanuna nimeks spetsiaalne sõjaline operatsioon eesmärgiks Ukraina denatsifitseerimine ja demilitariseerimine. Keeruline lohiseva nimetusega protsess, mis ei viita sõjale. Tegelikult on tegemist sõjaga. Venemaal kasutatakse siit saadik ikkagi seda pikka lohisevat sõna. No, see on venelaste probleem. Tervikuna on tegemist 3. maailmasõjaga ja täpselt samamoodi nagu esimene ja teine maailmasõda ei vallandunud meeletult suure mastaapsete lahinguoperatsioonidega, vaid nii nagu igasugused protsessid ka looduses ja stratosfääris, atmosfääris, kus iganes, saavad alguse väiksest protsessist, ükskõik kas see on siis üleujutus või maavärin, saab ta alguse siis minimaalses vormis ja eskaleerub sõltuvalt siis millise sündmusega on tegemist.
veeuputus või kolmas maailmasõda. Kolmas maailmasõda on käimas ja ta on juba haaranud väga suured mastaabid, aga kuuma sõda ehk neid piirkondasi, kus praegu plahvatavad pommid ja hukkuvad inimesed, on kahtlematult väga vähe. Võiks öelda, et see on niisugune alla keskmise sõjaline konflikt, see, mis praegu toimub. Sellest küll palju räägitakse, aga ta ei ole sellises aktiivsuses, ta ei ole võrreldav isegi Vietnami sõjaga. On selliseid hinnanguid antud. No ütleme ligilähedased Vietnami sõjaga võrreldav, mis ei olnud ju kolmas maailmasõda. See on alanud. Aga tema mastaapsus on praegu juba saavutanud niivõrd suure haarde, mis mõjustab väga suurt hulka maailma rahvaid ja mis on jõudnud praktiliselt iga inimese hoovi peale. Esimeses järjekorras räägime Eestist. Kas ta on jõudnud sinu hoovi peale? Kas ta on jõudnud sinu teadvusesse? Jah, ta on ju jõudnud, aga ta on jõudnud hiilides, salamisi. Sellise rakursi alt, kus kohast inimesed ei oskagi seda tõlgitseda, et see on tunginud igasse külasse, igasse tänavasse, igasse kooli, igasse ametiasutusse. Ma pean silmas riigiasutuse esimeses järjekorras, alates meie parlamendist või presidendi lossist. Ta on igal pool esindatud. Ja ta on esindatud selle väga lihtsa asjaga, mida kõik näevad, aga inimesed ei suuda seda tõlgitseda. Kõikjal me näeme neid sinikollaseid plagusid. Kõik me neid näeme. Sinikollane plagu, see on ametlikult tegelikult Inglismaa värvid, sinikollane. Kui te vaatate kui Inglise autosid, autonumbreid, sinikollane, kroonimisel sinikollane, see tähendab seda, et kõik te olete Inglismaa koloniaalalad ja sellepärast see on sümbol, sinikollane on sümbol nagu praegu kroonimiselgi on sinikollane. Kõrvalt tuli lisaks tekst, sellepärast, et kui sa arvasid, et ma olen üksi siin kaamera taga, siis see pole ju niimoodi. Mu kaasa on mu kõrval, mu mõttekaaslane, ta tõi sisse väga huvitava teema. Tõesti, värvideks värve on oluliselt laiem spekter, olgu, et need langevad kokku inglise värvispektritega, mida kasutatakse Ühendkuningriikides. Aga kõige olulisem on see, mida võib ju igapäevases olmes tähele panna, autonumbrid, kus on lühenditena kasutatud. Ukraina ja Inglismaa on identsed UK. UK lühend United Kingdom või Ukraina. Siin Hispaanias on neid mõlemeid hästi palju, kuna just meie regioonis on tohutult palju inglise kodanikke elab ja täpselt sama võrra on just siginud selle viimase aasta jooksul siia neid teisi ukkisi koos oma uhkete limusiinidega, mis on kordades muidugi uhkemad ja kallimad ja ülbemad kui rikastel siin resideeruvatel Inglise kodanikel, vanadel jõukatel Inglise pensionäridel. Nende noorte musklis tüüpide automargid on kordades kallimad ja ülbemad, aga see selleks, see oli kõrvalrepliigina. Uuesti tagasi siis sinna kohta, kus kohas tuli see harumõte, tuli seonduna nende protsessidega, mis praegu leiavad Londonis aset, kus järjekordselt luuakse laiendatult midagi, mis mõjustab sind, sinu
igapäevast elu. Kõik need on omavahelises seoses. Käimas on 3. maailmasõda ja kui sa vaatad seda sümboolikat ja proovid nüüd lahti mõelda, mida see tähistab. Mida see oma olemuselt tähistab? Miks on Eesti rabariik ja mitte ainult Eesti rabariik, täpselt samad protsessid käivad ka Lätis, vähemal määral Soome Vabariigis, kus on ka rikkalikult esindatud see manipulatiivne, visuaalmanipulatiivne sõnum, kus tavalised rahvuslikud värvid ja rahvustrikoloorid, no Soomes ei ole trikoloore, rahvuslipud on marginaliseeritud olukorda asetunud, kui üldse mitte eemaldatud, on asendatud nende sinikollaste plagudega, riigilippudega, millega meil klassikaliselt ei ole mitte mingit pistmist, mitte kunagi olnud. Mitte kunagi ei ole pistmist olnud Eestil, Lätil ja Leedul, Soomel ja nii edasi Ukrainaga. Solidaarsus. See on alasti vale, rüve vale. Mitte mingisuguse solidaarsuse nimel ei ole kõik terve avalik ruum täidetud nende lippudega, mis inimesi muidugi ärritavad kahtlematult, enamik ärritavad. Mingisugune väike kollaborantne seltskond kogu sellest toitumisahelast, kes seda kõike produtseerib, võib-olla neile see meeldib, mind ei huvita, see on kaduviku rahvas. Need inimesed ühel päeval kaovad. Nüüd ma hakkakski natukene otsi kokku tõmbama, et natukene liiga palju sai informatsiooni laiali laotatud, aga nüüd oleks põhjust see kokku tõmmata, et tekiks ikkagi kontseptsioon. Algteemaks oli võidupüha ja võit. Ja praegu käimas olev 3. maailmasõda leiab muideks ka oma lõpu. Nii nagu kõigel on algus ja ots. Ja siinkohas ma tsiteeriks kahte väga aluselist, kahte erinevat algallikat. Üks on Uus Testament. Sa võid avada oma riiulist, võtta Uue Testamendi ja vaadata, mis on viimased sõnad. Mina olen algus ja ots. Ja teine algallikas on Tiibeti budism. Ja Tiibeti laama, see tore vana, alati kõikjal naeratav, saladuslik vana mees, Tiibeti laama, armastab üle kõige tsiteerida. Elu on alati algus ja ots. Algus ja ots. Täpselt samamoodi see, mis on praegu alanud, leiab ka oma lõpu. Milliseks see kujuneb ja millal see kätte jõuab ja millise päevaga ja millisel aastal seda hakatakse tulevikus dateerima kui 3. maailmasõja lõppu, seda me tõesti täna veel ei tea. Ei ole ka mulle seda näidatud. Aga mulle on näidatud kõige olulisemat. Kes, millised jõud selles multipolaarses maailmas. Nüüd ma teen pausi. Kas sa oled valitsevas meediavoos üldises ideoloogia spektris, nii nagu räägitakse lahti selle maailma ehitust? Kas sa oled läbi valitseva meedia kuulnud sellist alajaotust, sellist tõlgitsust kui multipolaarne maailm? Sa ei ole seda kuulnud, sest see on tabuteema sellest lääne ideoloogia, mida mina nimetan puhtaks fašistlikuks, neofašistlikuks ideoloogiaks. Ma olen antifašist, ma ütlen vahepeal, repliigi korras. Selles ideoloogias ei ole kohta multipolaarsusele. Kui avad Vene meedia, ükskõik milline kirjutava, näitava meedia, siis vähemalt
iga 3 tunni tagant võib seda kuulda. Need on enamjaolt Vladimir Putini tsitaadid, kus kohas vene keeles kõlab see mnogopoljarný mir. See on Vene riikliku ideoloogia alus. Multipolaarne maailm. Said aru, millele ma viitan? Multipolaarne maailm. Multipolaarne maailm ei ole mitte lihtsalt polaarne maailm, vaid maailm, kus kohas on mitmikpolaarsused, mis räägib iseendast, kummal pool on rohkem jumalikkust ja kummal pool seda üldse pole. No see on nüüd juba igaühe tõlgitsuse küsimus. Ja see protsess võitluses multipolaarse maailma kehtestamiseks, kus kohas on esindatud, ja neid ei ole väga palju. Aga kindlasti on 3 peamist polaarsust, mis säilivad. Ma ei hakka seda lahti rääkima, see läheb liiga pikaks. 3 peamist polaarsust, mille kehtestamise nimel astub samme praegu Vene Föderatsioon. Putini Venemaa. Ma nimetan just juurde Putini Venemaa. Sellepärast, et kui Putin sealt eest lahutada, siis oleks ta lihtsalt üks Venemaa, üks suur riik. Putini Venemaa on see, mis viib selle sõja lõpuni. Ja nüüd see peamine sõnum selles suhteliselt keerulises tekstuuris, lihtsustatud öeldes, võit saab olema Venemaa poolel. Nemad nopivad selle võidu, kellega koos ja kuidas, see on juba teine teema. Venemaa saab võitma ka selle 3. maailmasõja ja sellest tulenevalt ja sellest lähtununa on ka minu tõlgitsused, mu käsittelud kõigest ühiskonnas sündivast, kogu selle protsessuurist. Ja need jõud, keda praegu väga rikkalikult tuli siia selle teksti sisse tänu sellele online pildile Londoni sündmustest, peavad taanduma. Aga sellest